Algamas on Testuuri reisinurk. Reisi targalt Testuuriga. Tervist, head kuulajad! Nüüd on hea aeg alustada ühe uue sellise jutusaatega, jutuajamisega, mida iga nädal hakkame siin korraldama. Kuna siis aeg on selline, et saab juba jälle kenasti reisida, saab igale poole reisida, igal ajal reisida, siis paras on teile siin nüüd nende kuude jooksul teada hakata andma, kuidas üks õige reisimine peaks käima, kellega, kuhu, miks ja nii edasi ja nii edasi. Igal juhul alustame siis iganädalase reisisaatega, mille nimeks Testuuri iganädalane selline reisinurk. Ja stuudios on reisinippe ja soovitusi jagamas inimene, kes teab kõike, mis on seotud reisi korraldamisega. Testuuri büroojuhataja Jelena Gavronski, tervist! Tere! Rõõm näha! Kõigepealt, kui kuhugi nüüd edasi läheme nende peenemate teemadega, mis täna on muuseas sellised reisi korraldamise ja reisibüroo töö erinevused, mis asi on üldse kaasaegne reisikorraldus ja kust kohast teenuseid osta ja miks ja milliseid, siis räägime natukene ajaloost ka, ega lähiajaloost siis. Ega ma ei ole saanud peale COVID-i aega nüüd kindlasti ühegi reisikorraldajaga pikemalt rääkida sellest, kuidas läks, sellepärast et üks kategooriatest, mis kõvasti siis COVID-i ajal pihta sai, oli ilmselgelt reisimine ja reisi korraldamine. Tundub nagu kõrvalt vaadates võhikuna, et võimatu nagu sellises olukorras üldse ellu jääda, et mis siis sellel ajal toimus, meenutab natukene, kas oli nii-öelda väljalangejaid ja tugevamad jäid ellu või mis periood see teie jaoks oli? No ütleme niimoodi, et reisimine ja turism on üldse selline väga sensitiivne teema, ehk siis me sõltume paljudest asjadest, ükskõik mis juhtub, mingisugune poliitiline situatsioon läheb teravaks sihtriigis või siis looduskatastroof. Nüüd oli pandeemia, COVID, millest me ei oleks nagu üldse, millesse me ei oleks nagu üldse uskundki mõned aastad tagasi, et selline situatsioon võib olla. Aga kuna me oleme juba mõnda asjaga kokku puutunud siin meie eksisteerimise aja jooksul, siis see COVID oli meile päris suur väljakutse, sellepärast et see oli nii uus ja mitte keegi ei osanud nagu ütleme ette näha, et mis nüüd saab, eks ju, pandi kõik koju lugu ega ka lõppu ei näinud. Ja lõppu ka ei näinud, mitte keegi ei näinud, et mis nüüd saab, et kas nüüd kõik sureme välja või ikkagi leitakse see imerohi. Ja muidugi meie jaoks oli see ka päris suur väljakutse ja me lootsime alguses, et kuidagi saab nagu lihtsamalt läbi. Alguses nagu lükkasime reisid edasi ja pärast, kui me nägime ikkagi, et ei ole nagu seda lõppu näha ja ei tea, et mis need väljapääsud on sellest situatsioonist, siis olime sunnitud ka reise tühistama ja siis nagu oli päris raske inimestele nagu selgitada ja kuidagi neid rahustada, sellepärast et ega me ise ka ei teadnud, mis see väljapääs on. Muidugi olid ka koondamised selleks, et ellu jääda, aga lõpuks me andsime kõik endast oleneva, et ikkagi kõik meie reisijad oleksid rahul, et kes tahtis raha tagasi saada, mis oli juba meile makstud, need said selle raha tagasi ja kes nagu uskus, et kõik taastub ja tahtis nagu ikkagi seda raha nagu hoida ja edaspidi koos meiega reisida, et siis nemad said pärast oma reisid kätte, et me ikkagi oleme alati selle poolt, et meie klient ja meie reisija oleks rahul igal juhul. Kas see andis ka sellise õppetunni, kuidas raskes olukorras hakkama saada ja muutma natukene oma taktikat või tööprotsessi, et kuidagi soodsamalt hakkama saada, nüüd ju hetkel jälle energiakriis ja need hinnatõusud, et kas see võib-olla aitaski nüüd ka täna jälle hakkama saada, et nii-öelda koondada vägesid, jagada tööülesandeid ümber ja kuidagi efektiivsemalt töötada? No ütleme niimoodi, et kindlasti jah, aga praegu kõik need väed on juba tagasi. Ja kõik jälle me töötame koos ja nagu meeskond on jälle kokku kutsutud ja oleme valmis jällegi häid reise pakkuda. Jah, uudised on nüüd tühjad uudisteportaalid sellest COVID-ist, aga ega ei teagi rohkem, mis seal maailmas siis nüüd toimub, kas COVID-iga on nüüd kõik või siis on ikkagi veel sihtkohti, kus reeglid on veel üsna karmid või siis on sihtkohti, mis endiselt on suletud ja ei saagi minna?
no ütleme, et nendest sihtkohtadest, kui rääkida, kuhu meie lendame, siis need on kõik lahti, piiranguid ei ole, et isegi lennukites ei pea enam maskis olema, et selles mõttes ei ole nagu mingit probleemi praegu reisimisega. No super, ja igal juhul teie elasite üle. Kuidas inimesed siis üle elasid? Ajad lähevad siis, ma ei tea, kas kogu aeg raskemaks, aga ikka on juttu sellest, kuidas kõik läheb kallimaks. Ei ole võimalusi, ei ole vahendeid, samas kaubanduskeskuste parklad on autosid täis. Elu käib. Kuidas reisimisega siis lood on? Kas inimesed reisivad sama palju, vähem, rohkem kui ennem koroonat? No ma ütleks, et inimesed reisivad sama palju kindlasti, et me juba eelmisel aastal jõudsime 2019 aasta tasemele. Ja see aasta on ka nagu alanud meil päris hästi. Nii et inimesed tahavad uusi emotsioone, inimesed tahavad vahetada pilti ja hästi puhata. Uskumatu, kui tore. Kas midagi on seal muutunud jällegi nüüd nende 2-3 aastaga? Kas äkki käiakse kuidagi teistmoodi reisil või teises kohas reisil või kõik on täpselt samamoodi, nagu oli ennem koroona aega? No ütleme niimoodi, et ikkagi need lemmiksihtkohad jäid samaks, aga inimestel muutus reisi broneerimise muster. Ehk siis ikkagi jäi nagu selline kartus, et võib-olla ikkagi midagi tuleb, juhtub, et kardetakse reise väga palju ette broneerida. Kui enne ikkagi, kui me avasime selle varajase broneeringu soodustusega reiside müüki, siis inimesed kohe hakkasid nagu reise broneerima väga aktiivselt. Et praegu siis ette broneeritakse rohkem koolivaheaega või siis selliseid pikemaid pühi nagu jaanipäev ja jõulud. Ehk kuna nad on, ütleme, suurem nõudlus on nendele päevadele. Aga siis ongi võib-olla selline riskiteadlikkus suuremaks läinud või on seal nüüd mingisugused riskid? Ma ei tea, millised on need kindlustused seoses reisi broneerimisega, et üks selline rida, mis alati kindlustuses on kirjas, on see, et vääramatud loodusjõud nende vastu ei kindlustata, samas reisimine on päris tihedalt nendega seotud ja need asjad siin ju järjest juhtuvad. Koroona nüüd Türgis, eks ole, suur maavärin, et võib-olla ongi hirm broneerida reisi, et jumal teab, mis poole aasta pärast toimub. No seda muidugi, eks inimesed muidugi kardavad, aga meie oleme kogu aeg ühenduses meie partneritega seal sihtriikides ja näiteks, mis puudutab seda Türgi maavärinat, siis muidugi kohe meie võtsime ühendust meie Türgi esindusega, küsisime, et mis toimub, et kuidas on ja siiamaani oleme nagu igapäevaselt nendega kontaktis. Ja ma pean nagu ütlema, et see suur maavärin oli 600 kilomeetrit eemal sellest kuurortpiirkonnast, kuhu meie oma turiste viime. Ja hetkel ei ole mingit ohtu turistidele, kõik hotellid plaanivad nagu pakkuda oma teenuseid plaanipäraselt, nii nagu oli planeeritud. Ja muidugi meie puhul, ehk siis reisikorraldaja puhul, on suur garantii see, et ükskõik mis ei juhtuks, no kas või see COVID aeg, eks ju, et kui kuulutati välja see pandeemia, siis osad meie turistidest olid ju sihtriikides, puhkasid. Ja meie pidime siis organiseerima nende tagasi toomine Eestisse. Ehk siis inimesed, kes reisivad koos reisikorraldajaga, nad ei pea nagu mõtlema selle peale, et kuidas nad koju saavad. Me kindlasti toome need koju, ükskõik mis situatsioon ei oleks. See on meie kohustus. Tänane üks teema oligi näiteks, mis asi on reisikorraldaja ja mis on reisikorraldaja ja reisibüroo vahe. Juba neid asju vaikselt siit välja tuli, aga igal juhul teeme siis üsna lihtsasti selgeks. Võib-olla tavainimese jaoks ei ole endal sõnadel vahetki reisikorraldaja või reisibüroo. Aga tegelikult on. Ja kusjuures tavalise inimese jaoks ei olegi nagu suurt vahet, et nad arvavad, et ma lähen ostan nad ei tea isegi, et peaks vahet tegema üldse. Aga vahe on suur, sellepärast, et kui me räägime reisikorraldajast, siis reisikorraldaja on nagu suur tootja, eks ju, kes toodab produkti. Ehk kes nagu paneb selle reisipaketi kokku, kellel on vastutus nende turistide eest ja
kes nagu kannab hoolt nende turistide eest, ehk siis alates sellest reisi ostmise hetkest, lennukisse istumisest, kuni siis nad siia tagasi tulevad. Nii et selline täisteenus, nagu öeldakse, ja ma eeldan ka seda, et jagunevad nüüd reisijad kaheks, osad, kes nii-öelda seljakotiga reisivad, neile meeldibki nii, ja enamus on siiski need, kes kui lähevad puhkama, siis nad tahavad päriselt puhata, et nad ei pea millegi pärast muretsema. Ja siin ongi nüüd siis reisikorraldaja pigem eelistatud. Mis see reisibüroo siis on? Reisibüroo, ütleme, et see on nagu edasimüüja, ehk siis nagu suur supermarket, kes ostab nagu erinevatelt tootjatelt tooteid sisse ja realiseerib neid. Noh, niimoodi. Et nad suudavad nagu vähem abi pakkuda ja tuge? Ütleme niimoodi, et kui nemad müüvad reisi, ehk siis võib-olla testuuri reisi, müüvad oma kliendile, klient ostab selle läbi reisibüroo, siis muidugi ta suhtleb selle reisibürooga, kes talle selle reisi müüs. Aga reisibüroo, juhul kui tekivad probleemid, ta ikkagi pöördub meie poole. Ja meie nagu lahendame seda probleemi, kui see probleem nagu on, kui inimene ei ole nagu rahul millegiga või inimene, ma ei tea, jäi seal reisil haigeks ja teda on vaja kuidagi aidata koju. Ja. Kas võib siin paralleeli tõmmata? Näiteks mul tuleb esimesena pähe mingisugune ehituspood. Mõned ehituspoed on sellised väiksemad või siis ainult ehitusele spetsialiseerunud, kus on müüja, kes teab, mida ta müüb, vajadusel võid ta käest küsima minna, et ma ei tea, näiteks mul on siin toru katki läinud, mis ma tegema pean, ta tuleb, ta näitab seda juppi, ta räägib isegi võib-olla, kuidas see asi korda saab, aga kui minna nüüd suurde kaubanduse ketti, kus on siis muu hulgas ka ehituse selline sektsioon, siis kõik, mis sa müüja käest saad, on lihtsalt suund, et need asjad asuvad seal. Mis need on, mis need teevad, seda ta nagu väga öelda ei oska? Mina ütleks niimoodi, et mina sellist paralleeli ei tõmbaks, et kõik reisikonsultandid, kas nad töötavad nüüd reisikorraldaja juures või reisibüroos, need on kõik oma ala spetsialistid. Ja mis puudutab siis seda koolitust, mida nad saavad, siis meie ka reisikorraldajana me enne iga hooaja algust siis kutsume meie partnerid sellistele nagu infotuuridele, kus nad saavad minna sihtriiki ja tutvuda hotellidega. Ehk siis kõik reisibürood, kes müüvad meie reise edasi, nad on kõik koolitatud, nad on kõik oma ala spetsialistid, ehk siis selle koha pealt inimene ei pea muretsema. Kui me räägime ikkagi nüüd reisikorraldajast, kas see on alati nii, et reisikorraldajal on ka sihtkohas oma inimene või see on pigem selline luksus ja alati seda oodata ei maksa? No ütleme niimoodi, et tavaliselt, ma ei saa nagu öelda teiste reisikorraldajate ees, aga tavaliselt ikkagi peab olema keegi, kes nagu kannab hoolt turistide ees, kes on sinna nagu lennutatud sihtkohta. Ja meie eelis on kindlasti see, et meie sihtkohtades on meie büroo, ütleme, esindused on olemas, kus nagu töötavad inimesed, kes igapäevaselt kannavad hoolt meie turistide ees, et meil on seal 24/7 avatud infoliinid, et kui turist vajab abi, siis ta võib helistada, küsida abi ja teda aidatakse. Meil on ka kohalikud giidid, kes viivad turisti saabumispäeval või järgmisel päeval infotunni hotellis. Ehk siis räägivad puhkuse võimalustest, et ekskursioonidest, räägivad, kuidas turist saab teada tagasitee transfeeri aega, kelle poole ta võiks pöörduda, kui tekivad küsimused. Nii et meie nagu oleme alati toeks, nii siin kui ka sihtriigis. Nii et reisikorraldajate puhkuse ostmine, see on nagu võib öelda selline kindlustus või garantii? No selles mõttes on kindlustus ja garantii, et inimene ostab paketi, ta teab, et tal on lennupiletid, tal on transfeerid, tal on hotell, tal on toitlustus vastavalt siis sellele paketile, mis ta võttis. Et ta saab kindel olla, et ta saab sinna sihtriiki, teda viiakse hotelli, teda aidatakse juhul, kui läheb midagi nagu mitte plaanipäraselt,
ja teda tuuakse tagasi koju. Ja põhimõtteliselt, kui me selle saate nüüd esimese siin kokku võtame, Testuur reisikorraldajana saab pakkuda sellist varianti inimesele, kes ei ole võib-olla mitte kunagi reisinud ja tal ei ole õrna aimu ka, mismoodi see käib, ta astub lihtsalt kontori uksest sisse ja ütleb, et ma tahaksin nüüd puhata ja te hakkate otsast peale seda asja seal ajama, nii et lõpuks on kõik asi aetud, inimesel omal mingisuguseid probleeme pole. Kindlasti nii see on, jah, et me võtame igat klienti individuaalselt, ehk siis uurime tema vajadused, millised on tema ootused ja võimalused ja pakume vastavalt sellele siis sobiva paketi talle. Sellised lood, nii et Testuuri reisinurk on nüüd avatud, iga nädalaselt hakkame siin rääkima reisidest ja reisimisest ja jagama siis soovitusi, kuidas need asjad reisil ja reisile minnes käima peavad. Järgmine saade juba eetris järgmisel nädalal, kus hakkame siis rääkima täpsemalt, kuidas oma reise plaanida ja kuidas teha soodsamaid valikuid. Kõike seda saate järele kuulata ka meie kodulehelt treeradio.ee ja testuur.ee lehe peal on siis absoluutselt kõik kirjas, kuhu saab reisida, kuidas saab reisida ja millal saab reisida. Nii et aitäh külla tulemast. Järgmisel nädalal kohtume jälle. Stuudios oli Testuuri büroo juhataja Jelena Gavronski. Aitäh teile ja nägemist! Parima reisikogemuse saamiseks kuula igal kolmapäeval kell 17.20 Testuuri reisinurka ning võid olla kindel, et järgmiseks reisiks oled sa paremini ettevalmistunud kui eales varem. Reisi koos Testuuriga!